Tervitus! Nii, mis ma tahtsin rääkida? Ma olen nii palju mõelnud ausalt öeldes enne kui siia tulin teiega kohtuma. Ehk siis, teate mis? Enne väike hoiatus nendele, kes ei jaksa siin minu juttu kuulata, et ma räägin kindlasti natuke siit, natuke sealt, aga puudutan teemasid siis enesearengut ja mul on üks selline mõnus avastus, eile õhtu ei saanud und ausalt öeldes. Vaadake, see elutee number, see on nii huvitav number. Mina muidugi ütlen, et sünnikaardi see sinu isiklik hingemissioon on üks kõige olulisemaid. No, muidugi elutee number ka, ma üldse ei vaidle vastu. Paneksin võrdusmärgi sinna vahele, sellepärast et kõik täiendavad teineteist. Lussi! Täitsa lõppika. Näete, kuidas kisub, jah? Väga vabandan. Kes on mu eelmisi videoid kuulanud, siis te olete natukene kursis. Inimesed on teinud siia oma väljaheited ja siis nad tahavad täpselt sinna minna. Näed, Rossi, hei! No nii, sorry. Nii, ehk siis tuleme elude numbri juurde tagasi. Ja teie, kes te olete nüüd isikliku selle sünnikaardiga saanud, et vaadake kindlasti seda hingemissiooni. Kirjalikes analüüsides on ta seal äkki kas 3., 4. viimane leht ja suulistel on ta siis selline, ta on nii kirjalikel kui suulistel siis selline 5 nurk, kus on 3 numbrit sees. Jah, et vaadake seda, vaadake oma elude numbrit. Video tuli hästi pikk selle kohta, aga ma lähen siis avastuse juurde. Ma eile nuputasin natukene ühte asja ja välja nuputasin. Numeroloogiliselt vaadake, ma küll räägin, et te taandate selle numbri 1 numbriks. Ja siis minul ja minu elukaaslasel on ka samasugune elude number. Ja siin tuli välja veel osad inimestega, kes mul on nüüd lähedaseks saanud, et meil on elude number sama. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga me oleme ikkagi erinevad. Okei, erinevus tulebki sünnipäevast, eks ju, sünnikuust, sünniaastast ja nii edasi. Aga kui sinu hingemissioon on väga oluline, see on igal ühel meil erinev, eks ju. Aga kui oleks veel nagu sarnane ka ja siis elude number ka sarnane. Nüüd ma natuke nämmutan siit ja sealt, aga no ma teile ütlen ühe asja, mida te võiksite teha. Ma alguses mõtlesin, ma räägin ainult klubi liikmetele, aga tegelikult te olete kõik seda väärt, seda teadmist. No näiteks, kui sa said 7, aga ütleme elude numbriks said 7, aga enne seda oli see number 25. Siis, ja kui siis sinu elukaaslase või siis kõige parema sõbranna elude number on ka 7, siis sa mõtled, vau, meil on nii ühised kõik need asjad ja siis vaata enda seda elude numbrit, mis enne siis oli see 25, eks ju, ja võib-olla sinu sellel, kas elukaaslasel, sõbrannal on näiteks 34. Vot siis ma soovitaksin sul vaadata, näiteks kui sul oli see 25, kuula seda number 2, number 5 elude numbrit, siis sa saad väga hästi aru, miks sa nagu niimoodi käitud. Ja sõbranna, mõtlen, kas siin on orav. Kui oli 34, siis vaata, tema on hoopis teistsugune. Temal töötavad need 3 ja 4 väga hästi. Vot, sellised väiksed tähelepanekud, sellepärast, et tuli seal kommentaarid. Aitäh kommentaaride eest. Ma loen neid alati. Igale ühele panen ka vastuse. No kui ma tõesti olen jätnud siin 1-2 vastamata, siis on täiega juhus. Ma vastan kõigile tavaliselt. Kommenteerin sinna midagi. Ehk siis, et elukaaslasega on samad, nii nagu jah, minulgi eile mõtlesin ka oma mehele. Vaatasin ja ütlesin, et täitsa lõpp, ma pean sulle seda rääkima. Nüüd ma saan kõigest aru. Et mõtlen, meil on nii palju sarnaseid jooni. Ja siis lõpuks ongi see, et minul on nagu ikkagi see 2-numbriline kombinatsioon hoopis teine kui temal. Siis ma sain ka aru, miks me niimoodi töötame nagu. Et seda, kui sul isegi seda sünnikaarti enda isiklikku ei ole, siis saad sellega ka orienteeruda. Nii et vaata seda pikka videot. Õnneks kallile abilisele on seal need ajavööndid olemas, et saad sealt väga hästi kohe leida vastavalt need numbrid. Vaadake laste omasid ka, sest see aitab ka hästi palju seda sättida. Ehk siis vaata
osad, kes saavad siis selle numbriks näiteks kokku liidavad, no millest ma räägin, elude number ikkagi kogu aeg, sünnipäev, kuu ja aasta liidate kokku, seal kõik omavahel, võib-olla said seal näiteks 29, eks ju. Siis noh, selle liidad veel omakorda kokku on 11. Siis noh, et pilli nagu väga katki ei ajaks, siis vaata seda kas või 11 ja siis vaata seda 2. See 11 on see meistrinumber, on ju, 2 on siis see elude number, siis vaata, kummas sa rohkem oled. Aga nii nagu tuli üks hästi mõnus kommentaar, et noorena ollakse rohkem meistrinumbris ja vanemana siis minnakse nagu sinna taandatud numbris, siis mina räägin küll kogemusest hoopis teistmoodi, et kui ma nüüd ise vaatan ennast on kõige parem nagu mõelda ja võrrelda, siis ma olin ikka täitsa selline tore tüdruk. Eks igaüks saab vaadata ja mõelda. Mõtlen jumal tänatud, et need ajad möödas on. Oho. Et ma ei kahetse midagi, aga samas on see, et kui palju selliseid mõttetuid asju sai tehtud, et võt niimoodi. Et küll me ikka seal küpsimas eas muutume targemaks, ma olen täiesti kindel. Nii, ja siis see teine asi enesearengust. Ma olen nüüd lugenud hästi huvitavaid raamatuid. Mul on üldse ainult enesearenduse raamatud olnud juba 15 aastat. Tuli jutuks siin ühe naisega raamatutes, siis mina krimkasid ei loe, romansse ei loe. Ma arvan alati, et elu on liiga lühike selleks, et selle peale oma aega raisata. See on minu enda isiklik arvamus raamatutest. Ja ma olen mingi 15 aastat vähemalt olnud enesearengu teel. See on alguses olnud väga konarlik, aga vot, minu käest küsiti ka, mis on minu sellised 3 3 sellist kõvemat raamatut, siis no vot, kirjuta mulle, ma annan sulle teada. Ja üllatus, kõik nad on Million Mindseti sealt sellest e-poest ostetud. Just, et ikkagi ma väga-väga tänan selliseid inimesi nagu Kai Oja, Karmo Kivi, et teie olete need, tänu kellele mina olen oma arenguteed alustanud läbi teie erinevate koolituste. Ma olen nagu väga õnnelik, et te teete seda ja jätkake samas vaimus. Ärge andke järgi. Ma usun teisse. Et ma olen küll nüüd nagu oma tee leidnud, aga kommenteerige ka siia, kes on olnud nendel kursustel ja kes mida endale saanud on. Ja kusjuures teate mis? Pange kommentaaridesse ka enda see üks mingisugune raamat või kas või 3-4 raamatut, mis on teie elu muutnud. Ei pea olema enesearengu raamat, võib olla täiesti mingi romanss või mingi, ma ei tea, krimka, mis on avanud silmi. Nii nagu ma ütlesin, ma ise neid romansse krimkasid ei loe. Kunagi ikka lugesin, ega siis ma ei ole ka selline, et mingi jube pühak. Aga tõesti, mu raamatukogust ei leia seda. Ja Million Mindsetis selles suhtes tuletan meelde, et seal on see allahindluskood või kuidas seda öeldakse, sooduskood. Numbrite keel oli see nimelt ja see annab -10%, kasutage seda, sest see on kogu aeg kehtiv. Nii, kuhu ma tahtsin veel jõuda. Mul on hullult üks suur soov hakata ühte raamatut lugema. Vaat. Ja kes on ka selline raamatulugeja, et üksinda nikerdab, aga tahaks ikka vahel nagu mõtteid vahetada ja nii edasi, siis anna mulle märku, kirjuta mulle kohe sinna Messengeri Merike Minhov ja paneme pead kokku. Ma räägin seal, mis raamatuga tegu on. Kui ma ei eksis, kas ta oli rikkaks saamise teadus. Ma olen seda kunagi lugenud, aga vaata, sellised mingid teatud raamatuid ei tohi lihtsalt lugeda. Neid peab läbi töötama, rääkima oma vahel. See on ka üks Million Mindseti raamatutest. See on mul ammu ostetud. Minu meelest, kui ma ei eksi, mul oli see uus trükk. Seda on nii vana kui uut trükki. Et aga me võiksime koos seda teha. Kui sa tunned ära, et sa tahaks ka, siis see ei tähenda seda, et sa saad peale seda kohe miljonäriks, aga see muudab hoopis mõttemaailma. Kõik need enesearengu raamatud ei anna sulle kuldlusikaga mitte midagi kätte. See lihtsalt muudab sinu sellist mõtlemist. Ja siit tulenevalt tegelikult veel üks küsimus teile, et näiteks teie, kes te ka enesearengu teel olete olnud, mis teie elus on muutunud? Minul on igasuguseid asju.
vot, kes teab, see teab. vot ütleks niimoodi, et on ikka väga võimas see elu, et see on uskumatu, sest tegelikult on kõik ju meie peas kinni. Et see on selline müstika. Miskit ma tahtsin veel rääkida. Teate, vestlusõhtutest tahtsin veel rääkida, vot. Et vestlusõhtud on nüüd sellised, et need teemad, mis ma sinna üles panen, nüüd 29. jaanuar, ma mõtlen kogu aeg, et ma valesti ei ütleks, kas oli Sinilind äkki. Vaadake Facebooki suletud grupist infot ja koduleheküljel on ka vestlusõhtute teema all minu meelest. Kodulehelt te saate alati need informatsioonid kätte. Ja ma panen sinna suletud Facebooki gruppi ka, et 29. jaanuar, seal ma räägin edukuse koodist ja selle aasta energiatest. See oli see, mis eelmine aasta veel käis läbi. Ma arvan, et ma kindlasti puudutan ka suhete teemat seal niimoodi, kuigi see pole algselt kokku lepitud. Aga veebruarikuus siis nendel vestlusõhtutel räägin ma teemal suhted. Siis ma vaatan seal kuupäevasid, mis mingid teatud numbrid tähendavad, kui need kokku liita. Ja seda ei tähenda ainult siis mehe ja naise vahelist seda sobivust, vaid ma nagu ei hakka teile otsima mingit partnerit seal. Ma vaid räägin seda, et millele tähelepanu pöörata, millised numbrid kokku liita ja mida need tähendavad. Ja samas ka see, et kui sul on seal tütar või poeg, et kuidas ta sinuga matchib ja kuidas ta näiteks sinu elukaaslasega matchib, et miks on just nii. Et see minu kanali eesmärk on tegelikult see, et me saaksime üksteisest paremini aru, kes me oleme. Mitte see, et otsida, kes on süüdi. Mitte keegi ei ole mitte milleski süüdi, vaid see, et me saaksime aru, kuidas energiat liiguvad. Ei ole häid ega halbu inimesi, lihtsalt see, et mõne inimesega sa ei matchi ja that's it. Ära kaku seda. Jah, hoia eemale. Ma saan aru, kui see on sinu lähedane sugulane, siis seal on ka nagu võimalus igasuguseid asju teha. Selles suhtes, et lihtsalt heatahtlikult ja armastusega anda igal ühel ruumi. Mis ikka teed? No see on minu isiklik arvamus muidugi. Igaüks saab ise teha nii, nagu ta soovib, jällegi sõltuvalt teie numbritest on ju. Mõni on see, kes kogu aeg närib ja närib, ei anna teisele asu. Minul on sellised numbrid, et vot nii ongi. Vot ei hakka rääkima kõik asju teile siin välja. Olen mina ka teinud elus igasuguseid vigu ja eks elu õpetab. Teie siin 60-sed, 50-sed, 70-sed, ma tean, et teid on hästi palju siin. Aitäh teile, kallikesed, et te jälgite. Kommenteerige ka, kuidas elu on õpetanud, kuule. Kui enne võtsid siin palju sõna, siis nüüd oled keskendunud võib-olla rohkem iseendasse ja võib-olla tähele pannud oma tuttavate seas ka, et need, kes enne ilmsesti siin kiresid ja on üldse sulgunud iseendasse. Jah. Üldse mitte kellegi suhtes nagu pahasti mõeldes. Nii, selle ma sain ka räägitud. Mul on nii palju mõtteid. Ma ei tea, kas teil ka mõtted lendavad, kui hommiku näiteks seal hommikusööki teete ja siis pesete nõusid ja askeldate seal ja siis ma hakkan siin tüdrukud rihmadega kinni panema. Siis kohe mõtlen, et täitsa lõpud tahaks seda rääkida. Noh, ja siis kelle ma ikka räägin, teile kallikesed siin räägingi. Neid oma mõtteid. Vot, tulen siis tagasi sinna, et tahaksin seda raamatut lugeda. Mul on tegelikult nii huvitav raamat praegu üks käsil, aga vaatamata sellele, siis ma võtaks selle, mis oli rikkaks saamise teadus või? Ja nii nagu ma ütlesin, ma kunagi seda lugenud ja 2 peatükki seal korralikult ka läbi töötanud. Minu meelest oligi see Kai Oja üks koolitus. Et ma ütlen veel kord, et aitäh, et olemas olete Kai Oja ja Karmo Kivi, et te teete nii võimast tööd. Mul oli veel üks üleskutse. Vot niimoodi. Vot. Selline asi. Nii nagu ma olen teile öelnud, vaadake inimesed, vaatan, kuidas minu lusikene käitub. Tubli. Näete, siin kõik on kõik nii minu juures. Täitsa lõpp. Vaata, memm navigeerab. Tuleb. Nii nagu ma rääkisin, et see kool, kus ma käisin, sellest on nüüd juba jupikene aega, siis meid oli siin Eestist oli mingi 20 inimest, 25 inimest ja ma ausalt öeldes nagu selle sotsiaalmeedias väga vähe kui ringi luusin, tegelen praktiliselt oma asjadega ja siis
vot kui sina oled nüüd juba aktiivne ja tegeled ka seal numeroloogiaga, et võta minuga ühendust, et mega lahe oleks midagi koos teha. Ma tahaksin selliseid, teate, nagu ma teen podcasti inimestega, aga vot me võiksime 2 numeroloogi heietada ka mingite numbrite osas, nii nagu ma tegin tarokaartidega näiteks Mailaga ja Kirstiga. Et ma tahaks väga, et teise numeroloogiga arutada neid asju. Lihtsalt niimoodi avalikult ja omadega. Et oleks minu meelest mega huvitav, nii et kui sa tunned nüüd ennast ära või siis sa tunned kedagi, kes tegeleb numeroloogiaga ja on väga selle asja sees, vot siis viige meid kokku, kas või siin läbi kodulehekülje numbritekeel.ee või siis kirjutada mulle kohe sinna Messengeri Merike Minhov ja nii ongi. Ja siis üks asi veel, vot näete, kui head jutuks tuli. Tahtsin seda ütelda, et kes tunneb mind ära, et tahab podcastis osaleda, andke ka endast märku. Meil oli hästi kihvt see Sergei Saadi eile küla sisse, kui lahe tüüp on, mulle nii meeldib. Oma jope, nagu siin mõni räägib minu kohta, et oma jope, siis otsi ka Sergeile pärast eetri väliselt. Ma siin tunne, nagu ma tunneks teda juba pikalt. Räägib nii lihtsalt ja omadega. See ongi lahe. Vot, et kui sa nagu tunned ennast ära, et sa tahad podcastis osaleda, võta aga mu nööbist kinni ja teeme ära. Vot, teie ka, kes te seal lihtsalt kodus nökerdate mingisuguseid asju teha ja ei julge nagu, mis ma nüüd ikka vaata, tulen siin välja või niimoodi. Ja kui see edukuse koodis on seal näiteks 1, 2 ja 3, siis võta kähku ühendust. Räägime, millega sa tegeled. Vot niimoodi. Ja siis teie kallikesed, mehed, naised, kes te osalesite loosimises, mäletate, ma pidin välja loosima 1 loosi sünnikaardi analüüsi, aga tuligi välja niimoodi, et ma loosisin välja 4 inimest. Aitäh teile kõigile. Läksin härdaks, aga mul on nii hea meel selle üle. Siis teil oli, mäletate, siin jaanuarikuu lõpuni veel see soodukas -20 eurot. Ei, -22 eurot, sorry. Et kasutage seda ära, mul on kõik teie nimed üles kirjutatud, osad on juba kasutanud seda. Et sa võid ka, ütleme niimoodi teha, et sa võtad selle kuu jooksul vähemalt meiega ühendust ja saad tasuda näiteks seal järgmine kuu. Ja osad kasutavad ka 2 osas maksmist, nii et see on täiesti okei. Et see sünnikaardi analüüs, nii nagu ma olen öelnud, see on sinu kasutusjuhend kuni surmani, seepärast et numbrid jäävad ikkagi samaks kogu aeg, nemad ei muutu. Astroloogias jällegi planeedid muutuvad, tarokaartides muutuvad igasugused seisundid ja asjad. Et üks ei välista teist selles suhtes, et kõik tehnikad on head ja ma tean, et Eesti rahvas on vaimne rahvas, nii et minule väga meeldib, et tegeletakse erinevate asjadega. Et teate, kui huvitav, ma Soomes olen elanud nüüd juba nii kaua, varsti 20 aastat, siis siin on teatud seltskond, kes on vaimselt ärganud. Nad hoiavad hästi oma ette, aga eestlasi on vähem muidugi võrreldes soomlastega, aga vot eestlased on kuidagi nagu rohkem avatud. Et soomlastel võtab kaua aega. No vot, aga see jällegi ei tähenda, et üks on halvem kui teine, nii et kes siin elab Soomes, siis mul on selline YouTube'i kanal nagu Numeroiden keeli, et saate tulla kuulama põhimõtteliselt kõik samad asjad, mis ma siin Eesti kanalil üles panen, lihtsalt enne soome keeles. Et seal on võib-olla ehk nõksu vähem informatsiooni alguses, kui ma hakkasin tegema, siis ma väga kahtlesin, kas ma teen või ei tee. Aga nüüd ma teen alati paralleelselt kõik need videod ka soome keeles. Vot ja seal on ka Numeroiden keeli suletud Facebooki grupp ja siis meil on ka Numeroiden keeli.fi kodulehekülg. See on väike reklaamipaus. Nonii, käsi külmetab. Rossi on valmis minema koju. Täiesti. Memm on selja taga, kõik on jonksus. Naised koos. Vot. Ja teie suulised kliendid selles suhtes, kes on nüüd mõelnud, et soovib endale seda analüüsi, et siis kui sa nüüd oled mõelnud siin pikalt, siis sinu soov saab täidetud alles aprillikuus. Et eelmine aasta õpetas mulle, et liiga on liiga. Et ma ei võta enam väga palju inimesi endale ühte kuusse, et mitte ennast üle töötada. Ja nii, et ma teengi, mul on teatud arv inimesi, palju ma kuus võtan, et ma saaksin kõigega toime tulla. Vot. Ja siis on veel ka see lugu, et
selle aasta ülesanne, ma annan selle nüüd avalikult teile siia teada, et siis ma ikka sellest, tuletage meelde, kus see on, miks sa pole teinud veel, et selle aasta lõpuks ma tahan saada valmiks, ei taha saada valmiks, aga saan valmis siis selle numeroloogia kooli. Et alguses siin ehitame platvormi ja mul on hästi armas abiline selleks Mirell, kes ka minu kodulehekülgede ingel on. Et vot, kui sulle meeldib koduleht, mis meil on, siis mul on väga hea haldjas, kes aitab seda teha. Vot niimoodi. Ja Mirelliga hakkame koos nüüd seda kooli üles ehitama. Mul on materjalid kõik juba valmis. Ta tuleb selles versioonis arvatavasti, mitte arvatavasti, kohe kindlasti kirjalikud ja videod ja kodutööd ja selline lõputöö ja kõik muud asjad. Ja vaatame, mis siin veel vormistamise mõttes vaja on. Ja võtan, kui vaatame, kuidas nüüd läheb. Et ma annan kindlasti teada sellest, et ma võtan alguses võib-olla maks 10 inimest sinna kooli. Aga enne ma sellest rohkem rääkida ei saa, kui ta ükskord valmis on. Nii et võt seda ka vaikselt hakkame siin tegema Mirelliga koos. Tuleb väga põnev aasta. Kui selles jaga minuga või meiega, siis siia kommentaari, et mis sina sellel aastal oled nüüd lubanud endale teha. Võib-olla sellepärast ka, et vaata, siis lükkame selle õhku universumisse ja see annab meile rohkem jõudu, energiat, et mis siin ikka, jalad pärsalt välja toimetama, on ju? Sest kellele me ikka siin lubame, kui ainult ise endale. Sest mina ka ikka ennast näpistan, vahest on sellised päevad, et üldse midagi teha ei taha. Neid on küll õnneks väga vähe. Mõni küsibki, et kuidas sa jaksad? Oi, kuidas jaksad? Mul on sellised vinged numbrid, et ise ka vahest kardan, et täitsa lõb Merika uus hommik, ei tea, mis täna välja mõtlema. No vot, näete, rassi lumine. Memm on vihane, ma ei tea. Kodu paistab, miks me tuppa ei lähe. Vaat igal ühel omad mured. Kuulge, tšau. Kodu tõesti paistab, nii et peab koju minema. Kodus on nii sossu. No nii, mul oli palju asju, nii et ma loodan, et te olete reel raamatu lugemisest ja Million Mindseti sooduskoodist ja siis ka teie, kellel on veel see loosimises osalesite, see -22 eurot tuleb sealt alla, nii et kasutage seda võimalust. Jaanuarikuus lõpeb see soodukas ära. Võt nii, tšau.